Mulle see ettepanek tehti täna rääkima tulla, siis see oli juba üsna ammu. Siis mõistagi olid olud ja ka majanduse väljavaade hoopis teistsugune. Et praegu on pandud selle ettekande pealkirjaks majanduse hetkeseis ja tuleviku väljavaated. Ma püüan teile rääkida nendest oludest, kus me praegu oleme ja kuhu me liigume, aga ma usun, et te saate ise ka väga hästi aru, et kui see sõda on kestnud praegu 6 aega, geopoliitiline kriis umbes sama kaua, siis nendes oludes on väga raske tegelikult teha sellist täpset vaadet ette nii selle aasta kohta kui ka järgmise aasta kohta. Me oleme küll kokku panemas praegu prognoosi, me niimoodi riikide kaupa kilkilu haaval kogume mõtteid, aga nüüd niisugust numbrilist vaadet selle aasta kohta saab öelda ainult esialgsena. Ma võib-olla räägiksin hästi lühidalt ka sellest, et milline on üldse Eesti ja Soome kaubandussuhted Venemaaga. Et te näete siit praegu Eestis ekspordi osakaal Venemaale, kaupade ekspordi osakaal Venemaale on tegelikult väga väike, see on alla 2%, jaanuaris 1,6%. Soomes on see mõnevõrra suurem, siin sees on nii Soomes toodetud kui ka Soomest läbi nagu reeksport on selline 5% lähedal ja samas, nagu te näete, on impordi sõltuvus oluliselt suurem ja mõlemates riikides, nii Eestis kui ka Soomes on valdavalt või kõige suurem osakaaluga erinevad toorained ja mineraalsed sellised kütused. Näiteks Eesti impordi juures Venemaalt 54% on kas siis erinevad rafineeritud õlid, kütused, aga võib-olla see ei olegi niivõrd, see on muidugi oluline, aga kui me siia juurde paneme veel näiteks väetised, kõik Eestis imporditud väetised, 62% tuleb Venemaalt, 35% puidutoodetest tuleb Venemaalt ja nende asendamine on palju keerulisem. Metallide asendamine on lihtsam, see on kuskil 13%, mis Venemaalt tuleb. Nii et Soome impordib veel lisaks tooraine, ütleme sellistele erinevatele energiatoodetele veel ka niklit üsna palju Venemaalt. Nii et selle koha pealt see impordisõltuvus on suurem ja see mõjutab ka majanduse väljavaadet. Nüüd jällegi, kui vaadata seda, et kui palju see lisandväärtus, mida kas siis Eestis või Soomes me toodame ja ekspordime Venemaale, mõjutab siis meie majandust. See on nüüd OECD-s tehtud arvutus 2019. aasta kohta. Need osakaalud väga palju ei muutu, aga Eestis on see osakaal, mida me siis ekspordime Venemaale, see on siis kogu meie lisandväärtuses 2,5%, Soomes kuskil 1,8%. Nüüd ütleme, kui teha selline kunstlik šokk majandusele, et võtta ära kogu eksport Venemaale, siis sellega me kaotaksime meie lisandväärtusest umbes 2,5%. Mõistagi eksport Venemaale nii Soomes kui Eestis väheneb päris järsult. Kas ta nüüd päris nulli läheb, ma ei usu, aga ettevõtte üldiselt on üsna paindlikud ja nad hakkavad tasapisi järk-järgult otsima uusi turge. Mõndade ettevõtete ja mõndade kaupade puhul läheb see kergemini ja osade puhul läheb see aeglasemalt. Nüüd
Eesti poolelt, kui vaadata Soomesse eksporti, siis see Eesti kaupade ekspordi turuosa Soomes, see näitab siis seda, et kui meie ekspordime oma kaupu Soomesse ja võtta vastu siis Soome kogu impordist Eesti osakaal, siis see on pidevalt suurenenud. See kõver on küll silutud niimoodi kuude lõikes, et ta väga palju ei kõiguks, aga põhimõtteliselt võib öelda, et Eestist eksportitud kaupade turuosa Soomes on aastatega pidevalt suurenenud. Kui nüüd vaadata jällegi seda, et milline on Soome kui meie kaubanduspartner, siis te näete siit tugevat kukkumist. See punane kõver on siis ekspordi osakaal Soomesse. See on tugevalt kukkunud nüüd siin viimasel paaril aastal. See ei tähenda nüüd seda, et meie eksport Soome oleks nii palju kukkunud, vaid tegelikult on siin tegemist pigem sellega, et USA turuosa on järsult tõusnud. Eesti on hakanud eksportima siin viimastel aastatel mobiilside seadmeid, 5G seadmeid USA'sse ja see on järsult tõstnud USA osakaalu, millega siis Soome osakaal selle võrra on siis ka alla läinud. Nüüd hindadest. Hinnakasv on kiirenenud praktiliselt kõikjal. Eestis, Soomes, Rootsis. Kui jällegi panna võrdlusesse Eesti ja Soome hinnakasv, te näete nüüd sellel parempoolsel joonisel, siis Eesti hinnakasv siin viimane veebruaris on 12% lähedal, Soomes jääb ta alla 5%, 4,7%. Ja kui võtta selline aastate keskmine, 10 aasta keskmine, siis Eestis on see 2,9, Soomes on see 1,2%. Nüüd kui võrrelda hindade liikumist, tarbijahindade liikumist nüüd selline viimase 6 aasta jooksul alates 2015. aastast, siis te näete, et Soomes, kui tuua siin võrdluses Põhjamaad, Eesti, siis Soome, Rootsi, Saksamaaga see juurde panna, Läti, Leedu, siis Soome hinnakasv viimase 6 aasta jooksul on olnud kõige nagu madalam. Ja kui siia kõrvale panna veel selline näitaja nagu tööjõuühiku kulu, mis näitab tegelikult näiteks ekspordi või Soomes toodetud kaupade hinnapõhist konkurentsivõimet, siis see on ka Soomes üks konkurentsivõimelisemaid, ehk siis need hinnad ei ole kasvanud nii kiiresti kui paljudes teistes, kas Põhjamaades või ka Saksamaal. Et Soome see kõver, see tööjõuühiku kulu kõver on umbes samal tasemel nagu Taaniga, nii et selles mõttes konkurentsivõime muutus on olnud Taaniga sarnane. Nüüd, mis puudutab ostujõudu, siis ostujõud paraku sel aastal väheneb. Hinnad kasvavad palkadest oluliselt kiiremini. Kui Eestis viimati ostujõud vähenes siin üle 10 aasta tagasi, te näete siin Eesti palgakasv ja inflatsioon sellelt jooniselt, et need tulbad, mis lähevad allapoole nulli, see on siis reaalpalga langus, seda võiks öelda põhimõtteliselt nagu ostujõu langus ka, siis Soomes on ostujõud vähenenud ka siin aastatel 2017 sealkandis, kus hinnakasv ületas palgakasvu. Jah, kui vaadata nüüd ka seda ja ka järgmist aastat, siis me prognoosime nii Soomes kui ka Eestis mõnevõrra aeglasemat palgakasvu, kui me nägime seda jaanuaris, aga mitte nüüd seda, et palgad langema hakkaksid. Mitte nüüd seda. Ja kui ka rääkida üldse majanduse või SKP-st, majandusest tervikuna, siis me korrigeerime Soome majanduskasvu selleks aastaks küll allapoole, aga mitte langusesse.
ja samuti ka Eesti majanduskasvu aastases pildis allapoole. See majanduskasv tuleb oluliselt aeglasem, aga kogu aasta peale kokku majanduslangusesse ei tohiks minna. Küll võib ta langusesse minna paaris kvartalis. Puhtalt sellepärast, et Eesti saab küll väga tugeva löögi sellelt sõjamõjudelt ja geopoliitilisest kriisist, aga eelmise aasta võrdlusbaas lihtsalt oli nii kõrgel. Eelmisel aastal Eesti majandus kasvas 8,2%, neljandas kvartalis 8,6%. See võrdlusbaas oli nii kõrge, et sealt alla kukkumine lihtsalt võtab rohkem aega. Ja rohkem kukkumine peaks olema suurem, et majandus kohe langusesse viia. Aga nagu ma ütlesin, praegu riske on väga palju, teadmatust on üsna palju, nii et me peame järk-järgult ka oma prognoosi võib-olla siis täpsustama. Ja nüüd, mis puudutab nüüd majapidamiste või eraisikute ostujõudu, et reaalpalk küll väheneb, aga nii Soomes kui ka Eestis on tegelikult hoiused eraisikutel erakordselt kõrgele tõusnud. Üldiselt hoiuste tõus on toimunud enamikes riikides, sellepärast pandeemia ajal lihtsalt inimesed tarbisid vähem ja eriti on hoiused tõusnud just kõrgema sissetulekuga elanike rühmas. Ja siit te näete ka, et nii Soomes kui ka Eestis, kui võrrelda seda trendi, seda kasvutrendi, mis oli aastatel 2015-2019, on praegu see hoiuste tase oluliselt üle selle trendi. Ja need suured hoiused omakorda peidavad nõudlust, kasutamata nõudlust. Nüüd muidugi me teame seda, et see sõda ja see kriis praegu on kaasa toonud ebakindluse väga järsu suurenemise, mis tähendab seda, et tõenäoliselt tarbimine järjekordselt pidurdub ja see säästmine jätkab suurenemist, sellepärast et me veel ei tea, kui kaua see ebakindlus püsib, ja me ei tea ka, kui palju praegu on Soomes ja Eestis see ebakindlus langenud. Me näeme selle numbrit 30. märtsil, aga euroala keskmine selline esialgne kõver kukkus, see, mis eile avaldati, kukkus väga sügavalt. See kukkus peaaegu sama palju, vähem küll kui 2 aastat tagasi märtsis, aga see kukkumine oli järsk. Samas ma arvan seda, et tegemist on sellise esialgse šokiga, mis mõnevõrra peaks leevenema. Seda me näeme ka praegu finantsturgudelt ja ka näiteks kas aktsiaturgudelt või ka tegelikult isegi Vene rubla juures, kus kukkumine oli järsult või Vene rubla nõrgenemine oli väga järsk, aga ta on natukene paremaks läinud. Ja see kindlustunde kõver, see praegu näitab ainult veebruari seisu. Veebruaris oli veel tegelikult nii Soome kui ka Eesti kindlustunne oli küll tipust alla tulnud, aga ta oli veel suhteliselt ikkagi kõrgel tasemel, aga ta kukub märtsis oluliselt. Ja nüüd minu viimane selline mõte või slaid on selles, et nagu ma juba selle SKP prognoosi kohta ütlesin, et me kärbime majanduskasvu prognoose allapoole, aga kui te nüüd vaatate siin seda vasakpoolset joonist, et kui tuua referentsiks selliseks võrdlusaastaks 2015, 6 aasta taguse aasta 2015, siis Eesti SKP on siin nende riikide võrdluses kasvanud kõige kiiremini. Me olime üle selle pandeemiaeelse tippu suhteliselt kiiresti ja tegelikult sama toimus ka Soomes. Soome taastus pandeemiast väga kiiresti. Et see Soome kõver siin all, näete, on lilla, et Soome majandus on liikunud umbes samas tempos siin Rootsiga. Ja nüüd, kui võrrelda Eesti ja Soome SKP kasvu sellist 10 aasta keskmist, 5 aasta keskmist, siis Eesti keskmine on olnud 3,9, Soomes 1,4%, nii et kasvuvahed kahel riigil on siiamaani veel erakordselt suured, aga
pikemas vaates, mida edasi me liigume, seda vähemaks Eesti ja Soome majanduskasvu vahe peaks jääma. Nii et sellest šokist või sellest sõja mõjudest me saame löögi. Me väga täpselt veel ei tea, aga meie hinnang on praegu selline, et majandus aasta keskmisena jääb vast kasvama. Hinnad tõusevad, hinnakasv tuleb kahekohaline, aasta keskmine. Me praegu juba näeme kahekohalisi inflatsiooninumbreid, ostujõud väheneb, kindlustunne väheneb, mis samuti ka pidurdab siis tarbimist. Nii et ühest kriisist me saime justkui jagu, tulime välja ja teine on tulemas või teine on tegelikult käes ja ootab veel ees siin veel lähikvartalitel kindlasti. Minu poolt kõik praegu. Aitäh!